Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Joosep Ralf Nõgene Jyvaskylas Eesti ja Soome autoralli meistrivõistluse etapp algamas, rajaga tutvutud. No on siuke ehe Jyvaskyla ralli tulemas või? On küll ehe Jyvaskyla ralli, jah, nii palju kui ma seda Jyvaskyla rallit tean, et väga selles mõttes ju kompleksne ralli, et igat katset on üks kord, et see materjali maht on üsna suur, et me hakkamegi just videotega toimetama, et üsna pikk päev tuleb, et terve päev, pool päeva reket ja siis pool päeva tööd ja õhtul veel rallikatse ka ja ka üsna legendaarne see Laajavoori katse, et väga siuke klassikalise Soome ralli vibe on. No see rajaga tutvumine hakkas just hommikul päris vara juba pihta, et siin ka ilmaolud on olnud väga muutlikud, vihma ja nüüd tegelikult paistab juba päike, et milliseks need teed muutusid ja kas ütleme hommikupoolikul kehvemates oludes kirja saadud katsed, kas see legend kehtiks ka nüüd siis homme normaalsetes oludes? Kehtib küll jah, minu süsteemi puhul küll, et see olud otseselt kurvikiirust ei muuda nagu legendis, et aga ma ei tea, lubati hullemat vihma kui hommikuks maha sadas ja tegelikult homme nagu ilmateade ütleb, et alles 6 tuleb vihm, nii et vist saame äkki kuivaga läbi kõik, et aga jah, eks näis, ütleme, ei oska hinnata praegu, kui hästi kirja sai legend, nii et loodame, et videote teel saab parandada. No sul on selle rallile asenduskaardilugeja Martin Leotoots asendab siis põhimeest, et miks siuke vangerdus? Aleksil isiklikud põhjused, ma laiemalt ei kommenteeri, aga see on kõigest üks kord, et järgmine ralli on juba ta uuesti minu kõrval. Kui palju see teeb sinu jaoks seda võistlust keerulisemaks? Ta kindlasti mõnevõrra teeb, sest et kuigi ma tean Martinit väga pikalt ja me oleme head sõbrad, siis ma ei ole taga otseselt kunagi ralliautos koos istunud, kuigi tal on ralli 2 kogemust küll, aga eks see ralli on nii sõitja kui ka kaardilugeja vaates väga keeruline, et lugemist ja rütmi muutust on väga palju, eks siis ta kindlasti on väga tubli ja pädev ja näeb nüüd õhtul vaeva, et homme ilusti kõik loetud saab, aga et ma usun, et selle taha midagi ma loodan. No mõned nädalad tagasi Rootsis ERC rallil näitasid kohati ja päris head kiirust. Kui palju see siia tulles siukest enesekindlust on rohkem kui näiteks sinna Rootsi rallile minnes? Ja kindlasti on enesekindlust rohkem ja ma arvan, et see Rootsi, nagu ma kommenteerisin ka, et see andis nagu hea boosti kogu suvehooajaks ja ma loodan, et kui me suudame nagu enam-vähem sama hooga panna nüüd kohe Jyvaskylas edasi nagu Rootsis pooleli, siis oleks nagu väga super, et eks näis. No lisaks sellele, et siin on korraga Soome ja Eesti võistlejad, siis selgi see, et võib-olla Eesti rallifänne huvitabki see just see Eesti meeste omavaheline eitlus ja ma enda jaoks panin ikkagi nagu 4 meest siia tippkonkurentsi, et lisaks siis nendele noorele põlvkondale võib-olla mõni aasta vanem Volver ka, eks ole, et mis sa nagu pakud või kuidas sa ise nagu jälgid just, kas sa jälgid seda Eesti poiste omavahelist konkurentsi kõige rohkem? Ma arvan küll jah, et vähemalt mina jälgin, et ma olen üsna kindel, et Esa-Pekka ja Heikila on suhteliselt, ma ei ütleks võitmatud, aga kindlasti väga keeruline neid siin võita, mõlemad on kogenud rallimehed ja siin Jyvaskyla kandis, ma arvan, pole teid, mida nad näinud ei ole, et kindlasti, nagu sa ütlesid ka, et Karl Martin ka stardis, et ma arvan, see mulle pakub kõige rohkem see meie omavaheline madin huvi, aga ma arvan, tegelikult üldist seda startlisti vaates, sest tegelikult üks üllataja võib ka, ma arvan, Yuki olla Yamamoto, et ta on ka ju vanem generatsioon sellest Toyota noorteprogrammist ja ka üksjagu sõitnud juba ralli 2-ga ja Soomes sõitnud, et ma arvan, ta võib ka üllatada. No mis eesmärgis endale siis sead? Ma arvan, ma seaks top 5, see oleks juba väga hea. Aga edu sulle! Aitäh!